Tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele. Ka minule meeldib endale netis vahepeal emotsioone oste lubada, aga õnneks või kahjuks ma ostan ikkagi endale taimi. Ja varakevadel juba ma sain sellise huvitava vihje ühest Facebooki grupist, mille nimi on Haruldased taimed äkki. Ja sain sealt vihje siuksele veebilehele nagu homegarden.ee, et ärge laske ennast sellest inglisekeelsest nimetusest eksitada, see on täitsa Eesti värk. Ja õnneks meil Eestis on selliseid aednikke, kes paljundavad ka selliseid vähelevinud liike ja sorte. Ja mis ma siis sain? Ma sain kõrge maasikasordi, mis on siis see Fragaria moschata. Ma ekstra käisin taimenimede andmebaasis seda kontrollimas, kas see on õige, et kas see on kõrge maasikas. Ja tema sordi praegu ta levib Bubbleberry nime all, et see on selline tegelikult ka vist üldisem nimetus, mida ka Google nagu väga hästi tunneb ja sealt saab juurde vaadata. Aga arvatakse, et see on üks varasem sort Capron Royal siis aastast 1766. Äärmiselt põnev. Ja ma sain niimoodi, et ma ostsin sealt poest ja nad tulid mulle Omniva pakiautomaati. Ja ma pean ütlema, et Omniva sai imeliselt selle tarnimisega hakkama, sest mõnikord ma olen natuke mures, kui mul tulevad pakiautomaati taimed. Võitleks väga hästi, küll aga ma viivitasin nende kasvukohale istutamisega sellepärast, et meil oli siin märg ja ma olin just ühe peendra juurde rajanud, kus ma neid panna tahtsin ja ma ei tahtnud neid siia savikantsakasse panna, nii et ma tegelikult vahepeal mulčisin selle veel kompostiga. Ja ma valmistasin selle ette ja tegelikult ei ole üldse halb, et ma viivitasin sellepärast, et maasika puhul on istutussügavus ikkagi nagu päris tähtis ja tegelikult on hea, et on saanud nädalaid nüüd vajuda, sest ma olin selle kõik uuesti nagu läbi kaevanud, et see on tegelikult minu maja seina äär ja siin on ühed kuumaasikad, mis ma tõin siia ühest peendrast, mis ma ära likvideerisin. Nad on natuke nagu tihedalt praegu, aga kui sealt taamalt siin maad vabaneb suvikõrvitsa ja astrate alt, et siis ma istutan nad harvemini. Ja siia uude peendrasse ma panin ka seda hortikumi marjaväetist natukene ja mul oli varutud ka kastmisväetist tegelikult, et kui on vaja, siis ma saan sellega ka natukene neid taimi toetada. Ja ma loomulikult ei suutnud vastu panna ja ma pidin selle paljundajaga ühendust võtma, natukene uurima ka tema kohta. Ja seda tõesti ei paljundata eriti palju, nii et kui kellelgi on võimalus sealt homegarden.ee-st kätte saada, siis palju õnne. Aga minule lihtsalt meeldib osta ka selliseid marju, mis ei ole palju levinud, sellepärast et oma koduaias ma ikkagi tahan kasvatada selliseid asju, mis mulle maitsevad ja no kellele ei meeldiks kuumaasikat, et tegelikult mul on ka Pineberry maasikas, seda ma näitan siis pärastpoole ka, et tema on ka selline eriline ja väga tore. Aga mulle meeldib ka see, et nad on siin väga ilusas suures potis, nii et ma ei saanud neid kohe istutada, siis ma polnud üldse kurb sellepärast, et ma olen neid siinsamas ka natukene siis kastnud ja selle suure saju eest olid mul üldsegi kasvuhoones peidus. Nii, aga täna on nüüd see päev, kus ma saan nad maha istutada ja kasvataja ütles ka mulle, et oleks hea, kui sa saaksid panna nad 40 sentimeetrise sammuga. No mul on selline peenar siin, päike natuke peegeldab, aga ma panen nad ühes reas ja võib-olla mitte päris 40 sammuga, aga enam-vähem. Nii, aga nüüd ikkagi selle olulise osa juurde ehk istutamise juurde, et nad tulid sellises 4 pottides ja ma istutasin ühe paika ja siis see on minu 40 sentimeetrit, et me oleme aednikud, me joonlauda päriselt vist ei kasuta, aga mõnikord ma olen seda siiski teinud niimoodi, et mul on mingi puupulk olnud või midagi, mis on siis umbes täpselt mõõdus. Kui muud abi ei ole, siis vähemalt taimede vaheline kaugus jääb ühesugune, et pärast on siis silmal ka hea vaadata. Ja siin oli see pulk kaasas, mis siis hoidis selle eest, et ta pakis uperkuuti päris ei läheks. Pean ütlema, et see pulk toimis. Ja nüüd ma lihtsalt pigistan seda potti siin, et see juurepall siit kätte saada ja näha on, et ma kassin ta läbi, aga oleks võinud veel natukene paremini kasta. Siin on mõned kuivad kohad. Aga tore on nagu see, et kogu see substraat on seda juuri täis kasvanud. Nii et igal juhul väga kvaliteetne istik. Ja nüüd ma siit alt lihtsalt natukene aitan teda lahti. Niimoodi, et oleks siis parem juurduda. Aga kindlasti enne istutamist tasuks
nad paremini läbi kasta ja rohkema veega võib-olla kui muidu kastaks lihtsalt selleks, et teda elus hoida seni, kuni ta lõplikule kasvukohale saab. Et ka siia keskele see vesi saaks, et siis ta tõesti hakkab ilusti kasvama ja juurdub ka. Ja ma panen ta niimoodi, et ma istutan ta siis samale sügavusele, kui ta siin potis on kasvanud. Ja nüüd, kui mu see peenarka on siin ikkagi nädalaid saanud ilusti vajuda, siis ma tean, et ta jääb ka samale sügavusele, et kui muidu kohe niimoodi värskelt rajatud peenrasse istutada, siis võib juhtuda niimoodi, et peenar ise vajub ja taim jääb liiga kõrgele ja see tegelikult kohe teeb kehvemaks ka taime talvitumise. Ja kui peaks veel mingisugune külmakergitus olema, siis kevadeks ei pruugi siit mitte midagi alles jääda, sest et maasikal, mis tahes liik ta on, tema kõige õrnem koht on ikkagi see kasvukuhik siin keskel. Ja siis ma kastan praegu vihmaveega, et sel aastal on, ma arvan, kõigil vihmavett piisavalt palju, et seda siis taimede istutamisel kasvamiseks kasutada. Aga liiga palju pole ka hea, aga ma arvan, niimoodi on täitsa hea. Nii et niimoodi ma istutan nad 40 sentimeetrise sammuga ühte ritta siia maja äärde. Miks just siia? Sellepärast, et see on kõige soojem koht siin aias ja siin nad saavad valgust, aga samas maja räästas tavalise vihma puhul takistab seda, et see taim saaks märjaks, nii et see vihmapiir on tegelikult kuskil siin. Hiljem ma panen siia siis natukene sellist saepuru multsi ka, et kui marjad tulevad, siis nad ei saa poriseks, et poriseid maasikaid me ei taha ju süüa. Siis ma mõtlesin, et ma näitan korra ühte teist erilisemat maasikat ka, mis minu aias kasvab, et muidugi mul on tavalisi aedmaasikaid ka, aga mis ma neist ikka näitan, nad ei ole nii huvitavad. Ja see on pineberry ja see on siis see kuulus nii-öelda analassi maitseline maasikas. Ja need marjad, mis mul siin peos on praegu, on täiesti küpsed. Ja see ongi selles mõttes tore, et linnud ei leia neid üles. Ja siin ühel marjal on natuke niiskus on viga teinud, aga koduaias, eks ole, sellest pole ju midagi. Ja ta on seest valge, ta ongi huvitav selles mõttes, et temal ka on seemned on punased ja viljaliha on hele ja ta on tõesti selline hästi puuviljane ja natukene ananassi maitsega. Ja kui ma teda sügavkülma olen ka pannud, siis ta ongi külmunud peast ka selline nagu komm, et hästi tore on niisugused marjapakikesi teha. Tema võib-olla üks miinus on see, et talle ikka meeldib paljuneda. Et praegu ka mul on kasvud lõikamata. Siit on seda paljundamismaterjali tuleb ohtralt, aga ma ei ole viitsinud sellega tegeleda, et ta isegi jah, tõesti ronib muru peale, et ma pean vähemalt korra suve jooksul ta puhtaks tegema. Ja kui jääb midagi võtmata, siis siin ongi niimoodi, et siin on kohe liiga palju neid, et ta jääb liiga tihedaks. Aga iseenesest väga mõnus ja põnev ja hea maitsega asi, mida koduaias kasvatada sellise tavalise aedmaasika kõrval. Aitäh sulle, et sa siiamaani vaatasid. Ma loodan, et see video oli sulle tore ja huvitav ja nagu ikka, ootan teid kõiki väga selle eestikeelse aiandusteemalise kanali tellijaks.